No tšau, Läti võistlus on kätte jõudnud. Räägime natuke autost lähemalt, et sai siin paar asja ära parandatud vahepeal. Et 2 nädalat oli meil aega, et tuunerisse viisime auto kohale, vahetati wastegate ära, et oli sama probleem mis Supraga, et jäid juba väikseks asi. Et panime 60 wastegate'i ja nüüd on see boosti probleem lahendatud. Aga lisaks sellele oli veel kütsiru probleem sees, et lõpust langes kuidagi ära, et see pump oli ilmselt vana, et on seal 4 aastat umbes sees olnud. Et panime uue pumbaga, et sisuliselt sama pump on, aga selle tootlikkuse poolest, aga nüüd on probleem korras. Mis siin veel sai tehtud, nina sai kokku pandud uuesti, panime bashbari külge, mida meil ennem ei olnud. Et nüüd see nina osa võiks nõksu tugevam olla, et kui midagi juhtub, siis äkki ei lähe nii palju katki enam. Et päris korda me seda teinud, meil on uued tükid küll olemas, aga praegu panime vanad külge, et siin ei tea, mis juhtuma hakkab. Et siin rajal varem sõitnud ei ole ja tuleb päris huvitav. What else? Et praeguseks on meil koosolek tehtud, poole tunni pärast hakkavad sõidud pihta, et lähme üritame kuidagi siin rajal hakkama saada. Ilmselt on väga hirmus alguses, aga väga hea tundega peale ei lähe, aga küll me hakkama saame. Alati oleme saanud ja saame ka nüüd. No flurries, the rhythm won't worry. If you fall behind, I'll be humming till you hurry. From the top, all the way to bottom of the map, I've seen it all. Making off, so wait, don't get attached to the current spin. It's no flurries, the rhythm won't worry. If you fall behind, I'll be humming till you hurry. From the top, all the way to bottom of the map, I've seen it all. Making off, so wait, don't get attached to the current spin. It's no flurries, the rhythm won't worry. If you fall behind, I'll be humming till you hurry. Aga sa ei läinud nagu no-go'sse. Ma läksin vaikselt selle pärast. Nüüd praegu panin täis lapiga nii kiiresti kui sain. Ja teise ringil sa said niimoodi, et sa said ilusti kasti alguses, sa said ühe ratta nagu kasti, aga sa olid täpselt nagu siuke piiri peal. Aga ma raja lõpuosa otseselt ei näinud, vaata see kuradi ekraan, vaata kord ei vaheta. Aga praegu tundus nagu okei, vaata. Grippi ei olnud ja? Vaata, sa said ühe ratta said ilusti sisse. Võid kinni ka panna. Kuum on praegu. Las käib ja. Ja need 2, teine, 3 olid sul ideaalsed. Sa olid ilusti täpselt nii. Aga siin ma ei saanud hoogu maha enam. Jump maybe oli seal. Nüüd hakkab semipro kval ja järgmine trenn on meil kell 5. Mõtleme nüüd läbi ja teeme mingid parandused. Peame midagi muutma, see 3 on liiga lühike. See on esimene. Kas äkki vaata grippi juurde keerata 3-ga või? See ei aita. Liiga lühike või? Siis on teine variant see, et peame tegema niimoodi, et ta jaksaks 4. sul ringi peksta. Kuidagi moodi. Aga teiselt poolt? Seest ei ole praegu. Ei ole midagi. Vist ei tööle üks isegi. Sul läks õnneks. Aga vaata, ma tegin teine klipp vaata. Tuli üli hästi. Nad tulid kastid. Kes tagumine saab elu lämne. Praegu ma enam-vähem händin ära selle. Et seal 3. Hea nõksu, jah? 2,93 raudselt. 2,9 vist, jah? Siis on 2,93. Diesels. See on Diesels diff ratio. Aga... Mis ta on 2,9 või? 2,9. Jah, on differ või? Jaa, 2,9. 2,9, jah. Diesel. Oli differ või? Oli küll, jah? Oleks 3,1 olla, jah. Eks see 3 oleks... 3,1 või siis 2,7. Ma arvan, et 3,64 oleks kõige parem. 3,64 või? Kas 4-ndaga? 4-ndaga lasta. Ja 3-ndale. Kuule, 3,1. 3,1. Mis sul vaja on? Siin on 3,1. Mis vaja on? Siin on 3,13. Kas me teeme 4-nda, võtame 4-nda kasutusse või võtame 3-nda pikemaks? Selle sama diffriga või? Ei, no me saaks ju diffrit vahetada. Loe uuesti. Nii kaua loed, 3,64 tuleb. Aina suuremaks läheb või? Aga see on see aktiivdiffer.
Ühesõnaga, saame 2 trenniringi teha. Esimene oli siuke pigem katsetamine, mis asjad on. Teisel saime natuke julgemalt minna, et tekkis siuke probleem, et ülekanne ei klappi üldse. 3. on nagu natuke vähe, 4. on nagu üldse liiga palju. Et sellega ei kannata üldse sõita. Et praegu mõtleme, mis me teeme, kas me keerame grippi peale, saaks 3. kuidagi ära venitada seal raja või vahetame üldse ülekannet, otsime kuskilt tipri. Et ühesõnaga, mõtleme korra ja varsti selgub. Ära nüüd filmi peal vaja salajast juttu rääkida. Nii, vahepeal siis sai otsustatud, mis me teeme, et ühesõnaga tifrit me ei muutnud, et panime hoopis refi rõhku juurde ja pluss siis me sõitsime kasutatud refiga selle esimest 2 tiiru. Et nüüd panime tutika paari alla, vaatame, mis ta nüüd teeb, et äkki on natuke rohkem pidamist. Ja natuke mängisime amortidega, panime natuke pehmemaks autot, et saaks natuke pidamist juurde, et äkki teeb asja paremaks. Aga saame kohe teada, et meil on nüüd, ma ei tea, 2-3 ringi saame teha äkki, võib-olla 4. Et saame natuke aimu, mis ta siin teeb, et ehk on parem, et äkki oli õige otsus. Jah, ei siin, ma ei tea, midagi muuta väga vist ei ole või? Pigem on see, et veel rohkem hoogu. Aga ma ei tea, ta kannab ikka sisse. Millest jääb siin puudu, aga ma ei tea millest. Äkki vaatab sinu end. See on see diagnoos on skill issue, ma arvan, pigem praegu. Et ma ei usu, et see auto teema. Siis on nii. Siis on nii, lähme sõidame kolli ja Tegemiseni. teeme mingi punktid võib-olla. Ära, jah. No ma ühe ikka saan. Ma olen mitu punkti kohe. Äkki saan ühe? Üle 1 punkti. Üle 1 punkti järjest. 1 punkt järjest. Jah. Teeme 1 punkt järjest. No nii, võtame päeva kokku siis. Kvallidest saime lõpuks 54 ja 62 punkti, et siis oleme tandemites ilmselt sees. Aga olid päris suured probleemid autoga, et ei venita kuidagi välja, et kannab sisse ära ja ilmselt on see sellest, et turbo tuleb nii hilja järgi. Et mingi variant on lapp põhjas, proovid homme lihtsalt see sidur lahti lasta, et äkki ta kannab ennast välja sinna kastidesse, aga ma pigem kahtlen, et see ülekanne on meil mingisuguse diisli pealt, et see lihtsalt on natuke liiga pikk, et ei ärka nii kähkud auto üles. Aga ega meil homme varianti ei ole, proovime sõita nii nagu on, et väga palju me muuta ei taha, et kuna see trenni väga pigem vist homme ei ole, vist 1 või 2 ringi, et siis tulevad tandemid peale ka, et proovime kuidagi ära sõita sellega ja laitse-etapiks saame paremaks asja äkki. Et praegu täna siis kõik, pakime asjad kokku ja näeme homme jälle. No nii, teise päeva hommik on käes. Täna hakkavad meil siis trennid alguses, et vaadatakse praegu auto üle, tehti sildale Bolti kontroll ka. Vaatavad veel mootori osa üle ja siis lähme proovime. Et praegu midagi suurt muutma ei hakanud, et proovime lihtsalt selle autoga kuidagi natuke paremini hakkama saada. Et praegu on küsimus sellest, kuidas me selle boosti kähku üles saame. Et ta on kuidagi tibauimane, et antiläägi meil ei ole ja natuke raske on. Aga proovime natuke taktikat muuta ja vaatame, äkki saame selle esimese klipi paremini kätte. Et kui saab selle osa kätte, siis saab ülejäänud raja ka juba palju paremini holistada. Et praegu saame äkki, ma arvan, siuke 2-3 ringi teha ja peale seda on natuke pikem paus ja siis on juba tandemid. Nii et ma ei tea, me proovime paar ringi teha ja äkki läheb paremaks. Sealt tuled alla niimoodi, teed külgees sinna poole, seal teed niimoodi külgees teisele poole, siis teed uuesti külgees ühele poole. Never let them know your next move. Lähed mitte paremale, et paned otseselt. Teed selle pauna sealt poolt ära. Sealt. Ja.
see on ka variant. No nii, saime oma paar trenniringi ära teha, et tegime ühe tagasõidu, ühe eessõidu. Saime asja natuke paremaks, tuleb lihtsalt autoga kõvasti agressiivsem olla, et venitab tegelikult välja küll. Et esimene kurv oli veel tiba raske, et tuleb see entry natuke hiljem teha lihtsalt. Et esimene vastane on meil tandemites siis Nick Nack, Driftmasteri sõitja, et lähme proovime endast parim anda ja äkki püsime ta kannul. Tas Suvemā pa priekšu noteikti daudz viņi zina. Ja kādam ir Japāņu automašīnas, tad Simons Suvemā noteikti labi zināks. Jā, detaļas mašīnas, viss kaut kas viņam ir. Bet sagaidīsim oficiālu apstiprinājumu. Un uzvaru mums šajā tandēma pārī izcīna Nikolas Bērtāns! Et selles suhtes tagasõites oli üks koht, ma jäin tomu sisse, vaata, mõtlesin, kui paar ratta välja ei pane, vaata. Aga vist oli piiri peal ikka. Ei, no väga hea. Normaalne. Okei. Alati roogu vähe. Jah. Aga muidu oli okei. Oli raju ka veel? Jaa, ei midagi, saan aru. Kõik, kes maru kähkune. Ei, väga äge oli. Väga äge oli. Maru hirmus oli tegelikult. Lähme teeme juttu ka või?
No nii, saime oma tandemi sõidetud. Kahjuks küll kaotasime, aga andsime endast siiski parima, et selles suhtes saime kindlasti päeva parimad sõidud teha või noh, ütleme siis nädalavahetuse parimad sõidud. Et saime selle auto lõpuks siin laulma ka, et tuli väga palju sidurit talluda, aga siis ta oli nagu päris okei isegi. Aga kahjuks me jah, selle sõite vastu ei saanud, et jäime lihtsalt natuke nõksu maha, et pidamist on natuke juurde vaja ja eks auto on natuke võib-olla siis natuke lahjem ka, et ei ole nii konkurentsivõimeline. Aga sellegipoolest võime väga rahule jääda ja järgmine võistlus on meil siis Laitse Rallypargis meie kodurajal. Nii et kui enne ei näe, siis näeme seal. Tšau! Ongi kõik.